jääb seal nagu rahale, et siis võiks vahetada Discordi korvid ka, 10 tükki veel välja vahetada. aga suure tõenäosusega projekt on nii kulukas, et Discordi pargi inventari jaoks üldse nagu eelarve, ma pole mingit eelarvet teinud, see lihtsalt puhas idee, aga ma juba peas kujutan ette, et see on päris kallis projekt. Sellest 15 000-stki saab ainult mingi osa tehtud. Ja hinnapakkumist küsinud ei ole. Ja täpselt sama kui eelmine ütles, et tegelikult peabki kohale tulema ja see ettevõtja, kes üldse seda tööd tegema hakkab, peab hakkama ju vaatama, palju sellist tööd teha sõltub sellest. Aga eesmärk, siis üldine eesmärk on luua park, kus inimesed käivad jalutamas. Ma isegi võistluste ajal, kuskil ma nägin seal juba inimesed käivad kepikõndi tegemas, sellepärast et me tegime natuke selle pargi ümber, et inimestel oleks ka natuke rohkem vaba ruumi, sest et viia seda natukene külast eemale, et inimesed saaksid ka parki minna. Siin on siis Orko Foto Maa-ameti lehe pealt, kus siis on, siin on 3 tiiki, see on siis selle keegi on ainult, kus käin, siis Baltic Loophouse'i kõrval on põhimõtteliselt seal on 3 tiiki ja siis metsad sees on põhimõtteliselt 2 tiiki, need 2 tiiki on enam puhtad, et võsast. Tegelikult kui märgine tall on, siis sinna vesikurgu täitsa sisse, aga kõige suurem koht, mis on mure on siin see ala, millega tahaks alustada. Eile õhtu selline kõik oli ideaalne. Tule ära. Siin on jälle Ragnar Puhti tehtud ajafoto, droonifoto, kus on tegelikult 3 tiiki täistatud ringidega. Eks pärast vist pannakse see ettekanne kuhugi üles ka, et siis keegi saab vaadata, kus need asuvad. Alumises ringis on isegi, ma siin üks päev just käisin enne suurt Eesti paaris meistrivõistlusel, käisin veel viimast võsa korjamas. Siis ma seda tiiki ka lõpuks oma silmaga nägin seal metsas, et siin suure pildi pealt on seda täna. Ja siis oligi, et kes sellest kasu saanud, et eelkõige ikkagi kohalikud inimesed. Ma üritasin otsida küll sellest küladepäevast pilti, kus oleks hea pilt, et kus inimesed on siin. Aga GDPR ja andmekaitse ei taha väga sellised nägusid panna. Aga põhimõtteliselt tead, kohalikud inimesed ja eelkõige just ikkagi noortel on see mõeldud. Ja õnneks on jälle hästi palju noori jälle tagasi tulnud. Kogu aeg on, aga ma nii arvan, kui ma käin, siis ma näen, et see on jälle see tegevus on käima läinud, just meil sellele seal korduda, et aktiivselt kasutatakse võimusi. Ma võtsin kõik vastumast üle nii. Mina alustan küsimustega. Kui te saaksite valida, siis milline tiik oleks prioriteet? Sealsamas Loophouse'i kõrval need 3 oleks, esiteks oleks arvatavasti kõige lihtsam oleks need 2 ülemist tiiki, sellepärast et need on nende võsa eemaldamine on kõige lihtsam. See ülemine tiik on tegelikult natukene on seal prügi sees, aga see on tegelikult täitsa teostatav. Sellega ei ole nii palju probleeme. Kõige rohkem siia alumisse sellest tiiki on lihtsalt kõigepealt alus võsa võtmine, mis on ära teha, siis hakkab kõigest nägema, mis üldse toimub. Et ma lihtsalt kommenteerin juurde, et need slaidid ma panen pärast sinna esitluse juurde ka, et sealt minu arvates siit paistab väga hästi see pilt, et teile paraku teha. Kas kellel on veel küsimusi? Kas need on looduslikud tiigid seal tehtud kaevud kunagi? Jään vastuse võlgu. Nii palju ma uurida ei ole jõudnud. Aga need on kinni kasvanud. Oli siuke, mõtlesin, mida teha, mis idee, siis jäi see, et need võiks puhtalt teha. Kas need tiigid jäävad selle Discordi raja nagu sinna nii-öelda? Nad jääb kõrvale tegelikult alguses. Tulevikus nad võivad tulla mängu. See rada on väga populaarne maakonnas, et seal käib väga palju väljastust rahvast. Ma peaks ütlema isegi vähem kui vanasti. Kuna Elva jaotanud seda koormisena on ära Elva vallast, Elva rajaga. Seal maha näitus. Ja Elva rada ei olnud, siis meie pakk oli iga päev konstantselt 150
ka arendus aitaks seda rada laiendada või nagu? Ei, laiendamiseks ruumi Okay. täiesti, kuna see on kõik vallamaa peal, või nüüd on ta vist Elva spordile kuulub see ikkagi vallamaa? Jah, vallamaa ikkagi. Siis ma olen nagu maksimaalselt, et inimestele ka natukene ruumi. Et see on pikem siis ikkagi nagu kohalikule inimesele suunatud see, Ikka. Et mitte ainult mängijatele siis Kui ma seda ainult mängijatele reklaamis, siis see ei tööta. See on ikkagi, see mängim discgolfi tänu sellele discgolfi pargile on see park nii kaugele jõudnud, see, mis on väljaspool seda keskmist ala. Keskmine ala on kogu aeg olnud, et me teeme seda varahaldusega